Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere, hea Delfi spordi podcasti Mis tunne on kuulaja. Täna oleme spordialade ringiga jõudnud taas jalgpalli juurde ning meil on külas Janno Kivisild. Tere, Janno! Tervist! No, siin me teame paljuski seda, et ükskõik selle Eesti koondise peatreener ikka Janno Kivisild oli abitreener. Et siis küll me kuulasime sind kommentaatorina vahepeal ja siis me teadsime, et jalgpalliliidus ajast asju. Et nüüd oled ligemale aasta olnud FIFAs. Et kutsusin täna siia sellepärast, et räägiks sellest, et mis tööd sa FIFAs teed ja ma ei tea, ajad seest asja ka või. Et alustaks sellest, et räägi palun, et mis sa täpsemalt üldse seal maailma katusorganisatsioonis teed? Jah, et alates siis selle aasta veebruari algusest töötan ma FIFAs regionaalse tehnilise konsultandina ja minu piirkond on siis Euroopa. Vastutan 23 riigi eest. Kui nüüd niimoodi territoriaalselt või kuidagi piirkondlikult ka natuke lahti selgitada, siis Skandinaavia on näiteks minu vastutusala, kõik Skandinaavia riigid, siis Suurbritannia, Beneluximaad, Baltikumist Läti ja Leedu. Aga mitte Eesti, jah? Aga mitte Eesti, jah. Et selline on poliitika, et kui vähegi võimalik, et siis ikkagi sellest riigist, kus sa ise pärit oled, et siis selle riigi konsultant sa ei ole. Siis ütleme sealt liikudes rohkem Kesk-Euroopa poole veel Poola, Ungari, Slovakkia, Tšehhi ja FIFA siis inimesed mõtlesid, et lisaks natuke Janno töösse vürtsi ka ja annaks mõned Lõuna-Euroopa riigid ka, et ma vastutan ka Küprose, Türgi ja Kreeka eest. Ehk et selline on minu siis selline portfoolio, 23 riiki, kellega koostööd ma teen. Ja mis see siis minu töö endast kujutab, regionaalne tehniline konsultant on tegelikult siis FIFA jaoks inimene, kelle ütleme siis roll on luua võimalikult selline viljakas koostöö erinevate alaliitude tehniliste direktoritega ja teades natuke minu tausta, et ma ju eelnevad 10 aastat ise tehniline direktor olin, et siis selles mõttes mul on olnud päris arvestatav kogemus selles rollis ja tänu nüüd sellele siis astudes uude rolli on mul ka võib-olla küllaltki hea ettekujutus sellest, et milliste ootuste, lootustega ja milliste väljakutsetega tihti tehnilised direktorid oma riikides, oma alaliitudes silmitsi seisavad, et siis mina nende inimestega sellise võimalikult viljaka koostöö üritan luua ja tegelikult minu roll ongi siis assisteerida ja aidata ja vajadusel ka nõu anda just tehnilistele direktoritele nende igapäevatöös. Ja see võib olla väga lai selline scope erinevaid valdkondi siis, näiteks mingitel hetkedel, kui mõni alaliit on loomas mingit teatud valdkondade uusi strateegiaid või plaane, arengukavasid, et siis kui nad vajavad FIFA abi, siis meie oleme need, kes regionaalsete tehniliste konsultantidena, kes siis viivad kokku endapoolsed eksperdid alaliidu inimestega, et sealt siis võimalikult selline hea ja kvaliteetne toode välja tuleks ja kui näiteks aeg-ajalt on alaliitudel olukord, kus kohas nad vajavad abi näiteks uute tehniliste direktorite palkamisel, siis nad võivad meid endale ütleme selliseks nagu abipersonaliks kaasa teekonnale võtta, et mingitele intervjuudele või ükest välist peegeldust andmaks, et kes missugune inimene võib-olla sellesse keskkonda kõige paremini sobituks. Siis kui alaliitudel on uued tehnilised direktorid määratud, nii nagu peale mind sai uueks tehniliseks direktoriks Maarjo Hansi Eesti Jalgpalliliidus, siis FIFA-poolne regionaalne tehniline konsultant on see, kes viib läbi sellise nagu induction processi ehk et nagu selle induktsioonprotsessi, et aitab tal siis nagu ennast teda kurssi viia, ütleme FIFA kõigepealt sellise struktuuri, meie rolli, meie vastutusaladega, aga ka siis kõikide erinevate programmide või selliste projektidega, mida siis FIFA koostöös alaliitudega teeb. Ja see on hästi-hästi selline tegelikult mahukas ja suur
siis ütleme selline valdkond, et kus FIFA saab alaliite toetada ja aidata. See on kõik siis nagu see, mida me teeme jalgpalliliitude suunas. Ehk et tegelikult, mida me üritame teha, on neid ikkagi nii palju kui võimalik assisteerida ja aidata neid erinevate siis selliste, ütleme, strateegiate plaanide loomisel, aga lõpuks ka me jälgime seda siis, et kuidas neid asju igapäevaselt rakendatakse ja võib-olla selline väike follow-up või monitooring, et mismoodi asjad on toimunud või kuhu suunas nad võiksid edasi minna. Ja meil on ka oma ülesanded tegelikult FIFA suunas, ehk et meid ikkagi nähakse kui siis neid esimesi kontaktisikuid just selles kontekstis, et kui FIFA peakontor soovib midagi täpsemalt teada saada, et kuulge, et mis näiteks selles või teises alaliidus toimub, ja nüüd me räägime konkreetselt just sellistest nagu sportlikest või jalgpalli spetsiifilistest või tehnilistest teemadest, et siis meie peaksime olema need, kes võimalikult head ülevaadet siis igast sellest väiksest ökosüsteemist omavad ja ka siis sellist adekvaatset ja piisavalt kiiret tagasisidet peakontorile oleksid võimelised andma, ehk et me peaksime justkui sellise in-depth knowledge, ehk sellise nagu sügavama teadmise saama igast alaliidust. Ja me oleme ka need inimesed siis, kes ühel hetkel on nagu, ütleme, kontaktid kahe osapoole vahel, ehk et kui alaliit või siis tehniline direktor soovib mingit know-how'd, mingit ekspertiisi või sellist nagu spetsiifilist sellist teadlikkust või teadmist saada FIFA poolt, et siis meie oleme need, kes viivad need vastavad inimesed omavahel kokku ja ka vastupidi, et kui FIFA peakontoril on mingisugused konkreetsed spetsiifilised küsimused teatud valdkondade puhul, näiteks olgu see siis naiste jalgpall või amatöörijalgpall ja nii edasi, ehk siis nad pöörduvad kõigepealt meie poole ja meie siis peaksime olema võimelised ütlema, et näed, et selles organisatsioonis see või too inimene siis vastutab selle valdkonna eest. Ehk et tegelikult selline tööpõld on küllaltki lai ja ütlen ausalt, et ma nüüd olen 11 kuud kohe seda tööd teinud ja ütleme, enam-vähem hakkab pilt ette tulema, et mida see töö endast tegelikult ikkagi siis nagu spetsiifiliselt kujutab. Aga kui palju üldse neid tehnilisi konsultante on siis? Palju Euroopa suunal on siis, ma ei tea, 2-3 äkki või? Jaa, ehk et tegelikult on siis niimoodi, et meid kokku on üle maailma 16 ja Euroopas on meid kokku 2,5. Ehk et see tähendabki siis seda, et mina vastutan 23 riigi eest, minu hea kolleeg Toomas vastutab 24 riigi eest ja meid on veel üks kolmas siis, kes jagab enda siis nagu kohustusi kahe piirkonna vahel, nii Euroopa kui ka Aasia vahel. Et tegemist on siis konsultandiga, kes valdab hästi vene keelt ja siis temal on need endised Nõukogude Liidu liikmesriigid, kus veel vene keelt räägitakse, et siis need on tema nii Euroopa kui ka Aasia poole siis vastutada. Aga kuidas selles mõttes, ma ei tea, kui sina puhkad, kes sinu töö ära teeb siis? Me puhkamegi nendel aegadel, kui ka jalgpall puhkab, jah, et niimoodi me ennast üritame, nii oma tegemisi üritame planeerida, ehk et praegu jõuluaeg on selline rahulikum aeg ja nüüd aastavahetus on rahulikum aeg, aga alates siis järgmise nädala esmaspäevast ja juba jälle kõik hakkab täistuuridel pihta, et selles mõttes me ise enda aega muidugi peame planeerima ja oma tegemisi ja ütleme siis kõiki neid reisimisi selliselt sättima, et söö saaks kontoris tehtud, aga et ka siis piisavalt tähelepanu saaksid need alaliidud, kellega me võib-olla sellist detailsemat või spetsiifilisemat koostööd antud ajahetkel siis teeme. No, aru saan, et see iga päev ikka elad nagu Eestis, aga kuidas sa nii-öelda vahepeal teed, ma ei tea, kodukontoris mingeid asju, kui palju sa reisil oled või nii-öelda Eestist ära oled, kuidas sul see suhe on? Jah, et kui mul alguses, kui mind tööle võeti siis ja meil see viimane intervjuu oli, et siis mu käest küsiti ka, et kas sa oled valmis ikkagi siis sükene 24-25 nädalat aastast reisima, et poole aastast siis olema kuskil kohvritega teistes riikides, hotellitubades ja alaliidu kontorites, ja see oli selline esialgne plaan. No on olnud niimoodi, et on teatud kuid, kus reisimist on rohkem, eriti kui ütleme, reisimist on ka ikkagi
poole Euroopat, et siis need reisid on sellised pikemad ja oled ikkagi niisugune paar nädalat järjest kodust ära, aga nagu ma ka kirjeldasin, et minu vastutusala on tegelikult ka ju piirkonniti väga loogiliselt ära jaotatud, et näiteks just vahetult enne jaanipäeva, kui Eestis oli siin see tähtis alaliidule presidendi valimise päev, näiteks sellel samal päeval mina olin Läti pealinnas Riias Läti jalgpalliliidu juures külas, et sellised reisid võtavad sul võib-olla 2-3 päeva ja on plaan ilusti ellu saadetud ja kõik, mis oli mõeldud, sai ka tehtud. Et samas, kui minna Lõuna-Euroopasse, siis alati on mõistlik kuidagi ühildada ühe reisiga 2 visiiti, ehk et nüüd 2 korral sellel aastal ma olengi näiteks Küprose ja Kreeka omavahel ära sidunud niimoodi, et kõigepealt lendad siit siis Larnakasse, Nikosia peakontoris ajad asju siis Küprose jalgpalliliiduga ja sealt otse lendad edasi juba Ateenasse ja sealt ajad juba asju siis Kreeka jalgpalliliiduga, et niimoodi on võimalik neid asju ka sisuliselt ikkagi 8-9 päevaga teed 2 riiki ära, et väga viljakas, jah. Aga kuidas selline ametikoht üldse on, et kas see on niisugune, kus tehakse nii-öelda suunatud pakkumisi või see ongi niisugune nii-öelda avatud konkurss ja sa otsustasid kandideerida? No minu puhul, see oli teatud selliste juhuste kokkulangemine, ehk et siin ju veel eelmise aasta detsembris ma lõpetasin sellise 18-kuise teekonna õpingud siis FIFA, selle diplomi nimi oli siis FIFA Technical Leadership diploma, ehk et ma olin siis üks 24-st, kes kutsuti siis esimesse lendu osalema, me natuke olime ka sellised võib-olla laboratooriumi hiirekesed seal, et meie peal veel katsetati ikkagi, et kuidas kogu see kontseptsioon ja sisu ja need teemad ja ka ütleme, need õpimeetodid kõik töötavad, aga ja selle tulemusena, 18 kuu tulemusena mul õnnestus siis ütleme siis kursus edukalt lõpetada ja ma selle diplomi sain, aga juba sellel ajal ikka suhtlesid väga palju erinevate inimestega, ütleme oma kolleegidega ja teistest alaliitudest kui ka inimestega peakontoris ja ütleme aina rohkem ikkagi sa kuulsid ka seda, et mis nagu mujal maailmas toimub ja mida huvitavat on tulemas. Ja ühel hetkel FIFA inimestega suheldes mulle anti teada, et üks selline positsioon on vabanemas. Tegelikult see positsioon oli täitmata lihtsalt juba päris pikka aega ja seda hakati siis uuesti, seda inimest hakati taas otsima ja mulle tegelikult küllaltki niimoodi otse öeldi, et nähes seda, millised on sinu kvaliteediomadused, milline on sinu taust jalgpallis, et millistes rollides sa oled olnud, et see võiks olla midagi sellist, mis võiks sulle ka sobida. Ehk et keegi öelnud, et tule ja kandideeri, aga lihtsalt visati selline mõte õhku. Ja see mõte visati tegelikult õhku oktoobris ja sellel hetkel veel seda konkurssi polnud välja kuulutatud. Küll aga, ja ütleme sellel hetkel, kuna oli siin, sügis on ikka Eesti jalgpallis on olnud hästi tihe aeg, et pluss mul veel need õpingud ka, eks ju, et need lõpueksamid ja kogu see ärevus ja stress sinna juurde veel, eks. Et siis sellel hetkel mõtlesin, et kõlab huvitavalt, aga et kui see lõpuks siis see konkurss avatakse, et andke siis mulle teada, et ma siis mõtlen, on ju. Samas iseenda mõtted olid juba kuskil mujal, et siin olid hoopis maisemad mured, mida oli vaja sellel hetkel lahendada. Aga mees sõnast ärga sarvist, ehk et sellel hetkel, kui ikkagi see konkurss välja kuulutati, siis mulle anti ka teada ja mis oli veel nagu minu jaoks niisugune positiivne oli see, et ühel hetkel, kuigi veel siis see lõpptähtaeg ei olnud veel saabunud, et oli seal mõne päeva pärast tulemas, et avaldus ära saata, siis ikkagi sealtpoolt veel esitati, et öeldi, et kas sa oled selle info kätte saanud ja oled sa ikka kandideerimas. Et mis näitas ikkagi, et ma neile kuidagi mingisugusesse listi olin juba siis sattunud. Ja tegelikult ma kogu selle protseduuri tegin ikkagi ametlikult läbi, ehk et mul oli vaja saata siis alguses enda seal motivatsioonikiri ja CV ja siis mingisugune väike tutvustus, siis oli üks online kohtumine, kus siis oli vaja presenteerida teatud teemasi.
sellele järgnes siis see, et minu siis õpingute viimane moodul Zürichis peakontoris ja seal vahetus läheduses ja siis ka see lõpupresentatsiooni tegemine sattus siis täpselt sellel ajal, kui ka toimus siis see recruitment process, et kui mind nagu, kui ma siis, kui mind hakati, ütleme siis nii, et kui ma kandideerisin ja toimus see värbamisprotsess, et siis samal ajal tegin nagu 2 asja korraga, et ja siis öeldigi mul ühel hetkel, et kuule, et homme on sul siis lõpueksam või lõpupresentatsioon, et üks inimene siis, kes oleks sinu potentsiaalne tulevane boss, et ta tuleb siis kuulab ka su presentatsiooni, et ja ta oli siis seal ja siis sellel samal päeval, kui oli siis, ütleme, minu jaoks oli nagu suur kergendus see, et mul 18-kuine õpingute teekond sai edukalt nagu oma lõppu, siis sellel samal päeval ma sain teada, et olen pääsenud siis viimasesse sellesse faasi või etappi, värbamise etappi, ja see tähendab siis seda, et mul tuli 3 päeva pärast enam-vähem olla Zürichis tagasi sellel näost näkku kohtumisel. Ja tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, et siis järsku see oli 10. detsember, kui ma tegin selle näost näkku kohtumise ja siis selle viimase presentatsiooni veel ära ja siis tegelikult juba sama päeva õhtul siis minu praegune supervisor ja ülemus siis ütles, et Janno, et sina said valituks ja et hakkame siis nüüd ajama seda asja, et millal sa saaksid meie meeskonnaga liituda. Aga kui palju üldse selle supervisor ülemus, kui palju temaga nagu kokku puutud, kohtud, näost näkku kokku saate? Ehk et kuna meid on kokku 16 ja me kõik ju asume ülema ilma laiali, et siis tegelikult selline, meie kodukord on siis selline, et kord kuus või 1,5 kuu jooksul meil on selline tunniajane nagu niinimetatud monthly call või online kohtumine, siis kus me tegelikult anname nagu selle ülevaate, et mis siis kuskil toimub, mida me teinud oleme, mis meil nagu plaanis edasi teha on, toome välja seal siis võib-olla enda jaoks selliseid keerulisemaid olukordi, et ega kõik ei ole lust ja lillepidu, et erinevates kultuuriruumides asja ajamine on väga erinev, sa pead sellega kohanema, sa pead selle kuidagi, ütleme, selle kõigega nagu toime tulema, on alaliite, kus toimuvad väga pidevalt sellised muutused, eks ju, samas sul on oma võib-olla selline agenda või eesmärgid, mida sa üritad siis nagu regionaalse tehnilise konsultandina ka ellu viia või selle alaliiduga koostöös teha ja aeg-ajalt need olukorrad ei ole lihtsad ja siis just need igakuised online koosolekud on see võimalus, kus kohas sa saad aeg-ajalt siis nagu ka sellist kogenumate kolleegide poolset tagasisidet või nõu, et kuidas asju teha. Ja vahest ka seda, et kuidas asju mitte teha või et mida mitte teha, ehk et üks pool on see, et okei, et meil on mingid eesmärgid või sellised omad eesmärgid, mis on püstitatud, aga aeg-ajalt sa pead lihtsalt ka, ütleme siis aktsepteerima seda reaalsust ja mingil hetkel kohandama ka oma siis võib-olla suhtlemist või käitumist või mingit moodi seda, ütleme siis alaliidu või nende inimeste poole pöördumist, et andma neile aega, andma neile võib-olla sellist nagu ruumi oma enda probleemidega kõigepealt tegeleda, et mitte olla seal selline oratagumikus veel lisaks väljapoolt. Aga mis üldse nii-öelda FIFA huvi on ja miks selline ametikoht üldse nagu on, et miks nagu FIFA tahab, et seda nii-öelda tsentraalselt suunatakse või seda jalgpalli nii-öelda liitunud tehnilist direktorit tööd, et mis see nii-öelda nagu visioon või eesmärk on? Võib-olla suumiks seal korra veel selliselt välja, et FIFAl on kõigepealt 211 nagu member associationit ehk et alaliitu, 211 alaliitu. Et Euroopa küll UEFA on selles mõttes kõige suurem, et alaliitude just arvu poolest, et UEFA-s on siis, UEFA liikmeid on 55, Aafrikas 54, Aasias järsku oli see number 47 ja siis sealt juba teised on natuke väiksemad, aga et tegelikult kui me võtame 211 alaliitu ülema ilma, siis me võime eeldada, et see on ka väga kirju pilt. Väga kirju pilt, täpselt, ehk et see need võimekused ja see stardiplatvorm, et kus siis alaliidud opereerivad ja igapäevaselt toimetavad, on väga erinevad. Ja ütleme siis FIFAl on ju samamoodi oma strateegia, et ütleme FIFA strateegia on, ütleme siis
MM-i järgsest aastast kuni järgmise MM-i järgse aastani, ehk et meie siis uus tsükkel algab 2027. aastast peale 2026. aasta MM-i ja siis kestab kuni siis jälle selle järgmise selle perioodi lõpuni, mis siis algab ja lõpeb järgmise MM-i järgse aastaga. Ja sinna on alati püstitatud omad eesmärgid, ehk et ja lihtsalt sulle võib-olla paar näidet tuua, et kui kirju on maailm ja kui mina alguses neid võib-olla neid eesmärke nägin, siis nad tundusid ju nagu väga, väga vähe ambitsioonikad, aga nad on väga vähe ambitsioonikad võib-olla Euroopa kontekstis, et kui sa mõtled Kariibi mere saarte või Okeaania peale, et siis ütleme, on kindlasti neid alaliite, kus isegi neid selliseid eesmärke pole püstitatud. Ma toon sulle 2 näidet lihtsalt, et üks on selline, mis on seotud näiteks tehnilise juhtimise valdkonnaga. Ehk et tehniline juhtimine, tehniline osakond, spordiosakond, jalgpalliosakond, kuidas iganes tema nimetus on. Näiteks üks eesmärk FIFAl on, et aastaks 2026 oleks igal alaliidul vähemalt siis 3 staffi liikmega mehitatud tehniline osakond. Et kui sa mõtled nagu Euroopa konteksti peale, isegi kõige pisemate riikide peale, siin San Marino, Gibraltar, ma ei tea, Liechtenstein, et siis me oleme väga, väga kaugel juba sellest, eks ole. Aga et kui me mõtleme mõne muu piirkonna peale, siis see ei ole igal pool reaalsus täna. Või ma toon sulle teise näite, et kui me räägime sellisest valdkonnast nagu talent development, et talentide arendamine, identifitseerimine edasi on ja, siis üks selline eesmärk on, et 2026. aasta lõpuks, kui siis see tsükkel lõpeb, et siis igas alaliidus oleks olemas vähemalt üks kas akadeemia või siis selline Center of Excellence, kus siis parimad mängijad saaksid treenida parimatega. Et jälle, kui sa paned nagu Euroopa konteksti, et siis mõtled, et mis ambitsioon või mis eesmärk see siis süke on, eks ju. Aga kui me mõtleme jälle nagu globaalselt, et siis see on eesmärk, mille realiseerumiseni ikkagi veel on alaliite, kes peavad nagu kõvasti tööd tegema. Ja nüüd jõudagi selleni, et tulla tagasi sinu küsimuse juurde, et miks meiesuguseid tegelasi siis on vaja, eks ju, et erinevates piirkondades, arvatavasti erinevates valdkondades see arenguetapp on, kus seal ütleme siis erinevas faasis, eks ju, ja Euroopas me võime öelda, et me väga paljudes valdkondades oleme tõesti nagu eesrindlikud ja võib-olla ülejäänud maailmast ees. Aga minu kolleegidel võib-olla see eesmärk, et endiselt ühtegi akadeemiat või sellist Center of Excellence ei eksisteeri riigis või et tehniline osakond ei ole mehitatud, seda ei ole olemaski või siis ta ei ole mehitatud isegi mitte 3 inimesega, et see on nagu reaalsus. Ja need on siis need kohad, kus kohas, ütleme, minu kolleegid tihedalt koostööd alaliitudega teevad, et need eesmärgid siis saaksid täidetud, sest et nad on sellised ju nagu minimaalsed kriteeriumid selleks, et alaliidud saaksid siis ütleme neid eesmärke, mis neil võiksid nagu ütleme, kohaliku jalgpalli ökosüsteemi või kogukonna ees olla, et neid täita, et need on sellised minimaalsed eeldused selleks, et see ühel hetkel kõik saaks siis realiseeruda. Aga teisalt, nagu ma nimetasin, ma toon mõned numbrid lihtsalt, et siis korra jälle zoomida välja ja tulla siis nagu sisse konkreetse näite juurde, ehk et FIFA on nii massiivselt suur organisatsioon, et meil on kokku 13 divisjoni praegusel hetkel, eks ju. Nii, ja mina töötan sellises divisionis, mille nimi on Global Football Development Division. Nüüd selles divisionis, kus mina töötan, on kokku 5 osakonda, eraldi osakonda, eks ole. Ja kui ütleme, et kui meil on räägitud, et kui palju siis on neid inimesi, kes selles divisionis kokku töötab, siis mina olen kuulnud nagu numbreid, mis on seal 200 ja 300 vahel. Ja see on 1/13, eks ju. Mitte nüüd, et kõik divisionid on täpselt sama suured ja sama suure hulga inimestega mehitatud, aga see annab võib-olla nagu sellise nagu mastaabi. Ja nüüd tulles näiteks selle sama Global Football Development nagu divisioni juurde, ehk et minu siis divisioni juurde, siis ega meil on ju samamoodi omad sellised eesmärgid ja siis nendeks eesmärkideks on loodud ka teatud programmid ja vahendeid, kuidas siis alaliite toetada nende eesmärkide täitmisel. Ja näiteks üks sellistest on, et on olemas selline Global Football Development selline
pakkumiste brošüür, mida siis meie pakume. Seal on kokku 32 erinevat programmi. Nad võivad olla seotud koolituste, seminaride, workshopidega, nad võivad olla seotud konsultatsioonidega, ekspertiisi kaasamisega, tailor-made mingisuguse toetusega ja neid on kokku 32 erinevat. Et noh, kui sa paned nüüd ennast, kui ma mõtlen tagasi nüüd ennast alaliidu tehnilise direktori nagu positsioonile, siis ühel hetkel FIFA, siis tuleb UEFA, kõikide oma pakkumiste, programmide asjadega, sul võib pea hakata täitsa ringi käima, eks ju. Ja meie ülesanne siis ongi nagu, ütleme, kõigepealt luua endal nii hea arusaamine ja teadmine siis kohaliku alaliidu ütleme, hetkeolukorrast ja ka vajadustest ja nõudmistest, ehk et mismoodi meie FIFA-na saaksime neid aidata. Et võib-olla siis teatud kontekstis on meil võimalik juba vähekene spetsiifilisemalt neile nõu anda, et kuulge, et näete, teine näide, et näete, et naiste jalgpallis siin tänasel päeval võib-olla teil need ja need asjad on olemas, aga need ja need valdkonnad on võib-olla, kus on ruumi veel nagu arenguks, siis naiste jalgpalli divisionile näiteks 13 erinevat programmi täna, mida nemad pakuvad just naiste jalgpalli arendamiseks ja arenguks ja need on samamoodi seotud seal alates strateegiast ja litsenseerimisest kuni lõpuks ma ei tea, mentorshipi ja stipendiumiteni välja, et meie saame olla siis need inimesed, kes ühel hetkel annavad võib-olla sellist nagu juba mingit moodi sõelutud või niisugust täpsemat informatsiooni, et mis võiks olla siis selle ühe või teise alaliidu konkreetne vajadus ja kuidas meie saaksime neid siis, ütleme, toetada just läbi oma erinevate programmide ja projektide. Ehk et minu jaoks ei ole oluline ise teada kõigest, vaid minu jaoks on oluline teada, et kui alaliidul on ütleme siis mingisugune mure või on nendel mingisugune soov või mingine suund, mida nad tahavad edasi arendada, et siis kes on FIFA poolt ka see üksus või need eksperdid või need spetsialistid, kes neid saaksid siis nendes valdkondades aidata ja toetada. Sa alguses mainis ka neid riike, sa ütlesid, et seal olid Beneluxi maad, näiteks Türgi, kõik on suured jalgpalliriigid, et kui nii-öelda tõsiselt nad võtavad, kui ütleme FIFA-st tuleb mingi mees, et kuule, meil on hollandlased, me teame ise, kuidas jalgpall käib. Ja see ongi väga erinev ja see oli ka algusest peale kohe ka meie puhul nagu meile välja öeldud, et te ütleme siis puututegi kokku väga erinevat tüüpi alaliitudega, erinevate kultuuriruumidega ja erinevate inimestega. Et on neid, kellega te hakkate väga tihedalt koostööd tegema, ja ütleme, et mul on alaliite, kellega me oleme kokku leppinud sellised, ma ei tea, siis ka täpselt kord 6 kohtumised online'is, kus kohas me annamegi üksteisele nagu sellise ülevaate, et kuidas meil see viimane kuu on läinud ja kuidas me hakkame siis nagu seda järgmist kuud enda jaoks planeerima või mida me plaanime seal teha. Näiteks Poola on minu puhul üks näide, et Marcin Torna, kes on hetkel Poola jalgpalliliidu tehniline direktor, et temaga kohe algusest peale sai see selliselt kokku lepitud, et tema huvi oli seal see, et ta saaks pidevalt sellist viimast informatsiooni, mis toimub FIFAs ja kuidas meie saaksime aidata neid ja siis jälle teistpidi, minul on võimalus pidevalt saada ikkagi seda uut informatsiooni, et kuidas Poola jalgpallil läheb. Siis on sellised alaliite, kelle puhul sul on näiteks, me oleme kokku leppinud, et see suhtlus ongi vajaduspõhine. Ja sul võib-olla ei olegi 3-4 kuud mitte midagi muud, kui vahepeal lihtsalt saadad mõne sõnumi, küsid, et kuidas läheb, kas kõik on hästi ja kui sa saad mingisugust informatsiooni FIFA peakontori poolt, et siis sa jagad või näiteks, nagu me siin ühel hetkel tulime välja ühe sellise väga suure globaalse amatöörjalgpalli keskkonna analüüsiga, et siis sa jagad seda informatsiooni nende inimestega, aga kui on siis juba mingisugune konkreetne põhjus, miks suhelda või et on mingi konkreetne küsimus, mille pärast pöördutakse sinu poole, siis sa tegeled nende asjadega. Ja on ka neid, kelle puhul see suhtlus on selline, et sa annad sellist, ta on pigem formaalne ja selline ametlik, et sa jagad seda informatsiooni, mida sa jagad ka kõigile teistele, aga sa saadki aru, et nendel on omad tegemised, nendel on omad plaanid, omad programmid ja see suhtlus ongi pigem selline siis jah, pigem ma defineeriks seda formaalseks. Aga seda on ka siis, et mõni arvabki, et ta sama Hollandist näide nagu on suur jalgpalliriik, meil ongi omad saladused, me ei taha, et keegi neid teada saaks ja kuidagi nad võib-olla hoiavadki mingeid asju nagu oma teada, enda teada, nad ei tahagi midagi jagada võib-olla.
Tead, sellist kogemust mul veel ei ole, aga see on kihvt, et sa seda Hollandi näite, just tõid nagu Hollandi sellisena. Hollandiga ma olen nagu kuulnud, et nad kuidagi, nad ise teavad, mis nad teevad ja nad väga nagu arvavad, et nad teavad väga hästi, ja minu kogemus hollandlastega on just risti vastupidine. Okay. Et just selline, et kuna ütleme siis niimoodi, et see need võimalused, mida me alaliitudele pakume, niivõrd erinevad. Ma toon lihtsa näite, et kui kunagi Maarjo Hansi tuli jalgpalliliitu tööle, siis oma eelnevasse rolli, mitte tehnilise direktori rolli, vaid eelnevasse rolli, siis sellel hetkel FIFA alustas just sellist suurt globaalset projekti nagu FIFA Talent Development Scheme. See oli siis nagu mõeldud ja fokusseeritud puhtalt sellisele nagu high performance'ile, ehk et nagu selline eliit noorte jalgpall ja kõik see pool, eks ju, et akadeemiad ja talendi identifitseerimine ja kõik see, mis oli seotud sellega. Ja see projekt siis nagu ühel hetkel algas sellega, nagu kõik suured projektid FIFA-l on alganud sükse hästi suure globaalse detailse analüüsiga, et kõigepealt siis saadi pilt nagu sellest, mis maailmas toimub, siis mindi väga spetsiifiliselt iga riigi suunas, vaadati, milline on siis iga riigi selline spetsiifiline ökosüsteem selles valdkonnas. Ja siis sellele järgnes juba väga sihitult täpne selline programm. Nii, ja selles programmis on 4 valdkonda, siis kuidas FIFA saab toetada alaliite. Ja kui võtta näiteks nagu mingid valdkonnad sellest, võtame näiteks finantspool, eks ju, et siis võib-olla see finantspool sellele Hollandile ei olegi niivõrd atraktiivne, sest et nende eelarved on mastaapidelt absoluutselt teistsugused ja nüüd see, mida meie saame neile siis nagu pakkuda läbi selle programmi, on nende jaoks üks väike piisk meres. Samas me pakume ka võimalust selliseks nagu teadmiste vahetamiseks teiste alaliitudega või siis mingite ekspertide kaasamist ja edasi. Ja need on need valdkonnast, kus kohas, kui sa räägid hollandlastega, nendel lähevad kohe silmad põlema. Sest et ühelt poolt neil on võimalus siis jagada informatsiooni, ütleme, nende teiste alaliitudega, kellega nad näevad siis, et nad kas ühelt poolt on ma ei tea, konkurendid või teiselt poolt nad on siis sellised nagu head partnerid, et võib-olla väljakul konkurendid, aga muidu jalgpalli arendamise mõistes nagu, siis nagu partnerid või head kolleegid, eks ju. Teiselt poolt, näiteks ka hollandlased ütlevad, et nemad alati hea meelega, kui on näiteks mõni selline alaliit, kes soovib neilt õppida, nad on alati hea meelega valmis siis neid inimesi ja neid alaliitega võõrustama. Ja miks nad seda teevad, on ühelt poolt muidugi võimalus siis jagada seda, mida nemad on kogenud ja teavad teistega, samas hetkes alati sul on võimalik õppida ka teistelt. Ja kolmas võimalus on see, et sa neid inimesi, kes sul nagu siis igapäevaselt teevad teatud tööd, teatud valdkonnas, panna ka neid uude olukorda, kus kohas nemad peavad hakkama seda informatsiooni, mis nende jaoks on selline elementaarne ja igapäevane, et nad peavad hakkama siis, ütleme, seda viima selliselt arusaadavalt ja lihtsalt nagu, sest tihti on ka ikkagi see keelebarjäär on nagu selline küllaltki selline arvestatav barjäär, et kuidas viia siis see informatsioon teisteni niimoodi, et nad saaksid sellest õigesti aru ja et sellest oleks maksimaalne kasu siis nagu kõikidele osapooltele. Ehk et just kasutavad seda protsessi ka siis enda personali õpetamiseks ja neile uute kogemuste andmiseks. Ehk et et see ei ole alati see, et ma saan konkreetselt uut infot ja ma jagan seda infot, vaid et seal on veel lisandväärtusi kõrval juures. Okei, aga et kuidas see nii-öelda töö on, kas sul on see nii-öelda siis kuskil kontoris kohtute, videosillal kohtute või paned mingi, et paned puusad ka jalga, käite muru peal ka ikka? No meie, ütleme, munu peale ma jõuan küllaltki arva, kui üldse, ehk et jah, ütleme, meil on omad valdkonnad, kui me käime sellistel nagu kohapealsetel visiitidel, on-site visit, meie kutsume siis neid, eks, et siis meil on teatud sellised teemad, mille me tavaliselt läbi soovime käia, kas siis tehnilise direktoriga või siis nende inimestega, kes nende valdkondade eest vastutavad, olgu siis treenerite koolitus või see sama high performance või olgu see rohujuure jalgpall või amatöör jalgpall ja nii edasi, ehk neid valdkondi on erinevaid ja ikkagi kui tegemist on näiteks high performance'iga ja me räägime akadeemiatest või räägime nendest Center of Excellence'idest ja meil on võimalik minna ja külastada mõnda nendest, siis muidugi me hea meelega lähme ja teeme seda, et
viimane näiteks tuleb mul meelde siin septembris, kui ma käisin Luksemburgi jalgpalliliidus, siis nemad on loonud hästi unikaalse sellise nagu Luksemburgi jalgpalliliidu akadeemia, eks ju, et kus siis üle riigi parimad perspektiivikavad mängijad tuuakse siis alaliidu treeningkeskusesse, kus siis neid pärastlõunastel aegadel treenitakse, eks ju, alaliidu treenerite poolt. Et jälle selline hästi unikaalne, ma ei tea, et mujal Euroopas seda oleks, see on võimalik tänu ühelt poolt nende ühelt poolt tänu nende väiksusele, eks ole, teiselt poolt ka tänu sellele, et kus nad geograafiliselt asuvad, ehk et sõites pool tundi, tund aega ühes suunas, jõuad sa seal Prantsusmaale, sõites teises suunas, jõuad sa Saksamaale või kolmandas suunas Belgiasse, et mis annab sulle võimaluse ka veel väga mitmekülgselt saada selliseid sõpruskohtumisi erineval tasemel ja nii edasi, et siis on võimalik nagu näha seda kõike, mida sa kuuled võib-olla koosolekuruumis ka oma silmaga siis seal väljakul realiseerumas. Hakkasid ise näevad eduloona seda Luksemburgi puhul just seda nii-öelda riiklikku? Jaa, kindlasti, sest et ütleme, nemad on leidnud oma mustri ja kui sa vaatad täna ikkagi, kuhu nendel on mängijad jõudnud, ka noormängijad, et nemad võivad täna olla uhked, et neil on siin juba akadeemia kasvandikud jõudnud Paris Saint-Germaini ja Müncheni Bayern ja nii edasi sellistesse, nagu ikkagi me räägime Euroopa mõistes tippakadeemiatesse, et küll mitte palju, aga need mängijad on täna olemas ja need mängijad esindavad juba täna Luksemburgi kas siis A-koondist või noortekoondisi. Aga kui pikalt on olnud neil see mitu aastat, oskad öelda? No 10+ kindlasti, ehk pikalt, aga jälle, et ütleme, tuua see kuskile teise keskkonda üks-ühele üle ei tööta, eks ju, sest et seal on nii palju neid muutujaid, mille tõttu ta just sinna sellesse kultuuriruumi ja sellesse keskkonda sobitub ja miks ta mujale ei sobituks. Aga nemad on siis tõepoolest näiteks üks selline, kes on enda sellise nagu tee leidnud ja see on Euroopa mõistes küllalt kui unikaalne. Et ma pole kuskil mujal sellist kohanud. Aga mingid teistsugu edulugu sa oskad ka välja tuua, et mis nagu sa oled nüüd käinud ja alaliiturus, kas kuskil on mingid asjad, mis nagu sa oled näinud, et juba hästi toimib teil see asi, Tead, on ikka, eks, aga need on kõik juba siis väga spetsiifilised, et kellel on see seotud siin treenerite koolitusega, kellel naiste jalgpalliga ja nii edasi, et selles mõttes Euroopa ühelt poolt just kui me oleme väike, oma territooriumilt, eks ju, aga 55 riiki ikkagi UEFA liikmesriiki annavad väga suure sellise variatiivsuse kõigele sellele, et väga palju huvitavat, et ka ütleme see sama Küpros ja Kreeka, kujutad sa ette, et sama Kreeka näidegi, et näiteks nende geograafilised väljakutsed, et kui sa võtad, et olenevalt siis nüüd definitsioonist, et kuidas me defineerime ära saare, aga et siis 1200 kuni 6000 saare vahel on Kreekas, eks ju, mis geograafiliselt paneb sulle täiesti sellised nagu uskumatud kaikad kodarasse, Neil on kokku 53 siis seda regionaalset jalgpalliliitu. 53 regionaalset jalgpalliliitu. Kui saartest rääkides veel, et okei, see saarte arv on ühelt poolt nagu hirmutav, et 1200 nagu 1600 olenevalt siis definitsioonist, aga kui ma õigesti mäletan, siis nagu natukene alla 300 nendest on ka, kus siis tegelikult inimesed elavad. Ja jalgpalli sa ei arenda ainult Ateenas või ma ei tea, teistes suurtes Kreeka linnades. Sa pead ju arendama seda jalgpalli ka ütleme, igal pool mujal, et millised väljakutsed nendel on, aga et jälle, mismoodi on võib-olla vastavalt siis sellele hetkeolukorrale ja nendele väljakutsetele kohanetud ja missugused lahendused on leitud, et vahest on väga huvitavalt niimoodi lähenetud ja asjad ikkagi töösse saadud, et mis meile võib-olla konteksti mitte tundes tundub nagu täiesti võimatu missioon, nemad ju peavad igapäevaselt seal selle kõigega toime tulema ja on siis ka enda jaoks nagu toimivad lahendused leidnud. No enne kord mainisid, et ei ole väga ammu või väga tihti putsas jalga ei saa, et kas on asi, millest sa puudus ka tunned, et värske õhk ja muru ja Tead, tänasel päeval ikkagi see uus väljakutse on niivõrd unikaalne ja teissugune, et endiselt mul on endal nii palju veel õppida ja nii palju, ütleme, uut
iganädalaselt, igapäevaselt kogeda, et ei jõua sellest puudust tunda ehk et üritad tulla ikkagi igapäevaselt toime nagu kõige sellega, mis mu ülesanded on ja ega ka minu roll ja minu töö on ju pigevas muutuses, eks ju, et ma toon lihtsa näite, et kui ma tööle hakkasin selles rollis, siis see oli kohe algusest peale teada, et regionaalsetel tehnilistel konsultantidel saab olema ka oma roll siis Amateur Football Environment Analysis nagu selles protsessis. Et see oli siis nüüd üks suur selline projekt, mis FIFA alustas juba järsku 3-4 aastat tagasi, mis oli siis pühendatud puhtalt amatöör ja sellisele rohujuure jalgpallile. Ja mida see tähendas, et jälle samamoodi kõigepealt siis intervjueeriti ja koguti informatsiooni väga paljudelt alaliitudelt, konkreetselt selle projektiga võttis osa 185 riiki ja Euroopast minu arust siis 55 riigist circa 80% samuti olid siis osa sellest protsessist ja me teadsime, et meil saab olema oma roll seal. Aga et kui ma nüüd sinna sellesse rolli asusin ja ütleme, esimesed kuud käib sul üldse pearing, et see, ütleme, iga asi, mida sa teed, sisuliselt sa teed esimest korda elus. Iga inimene, kellega sa kohtud esimest korda elus. Iga tegevus, mida sa teed, teed sisuliselt esimest korda elus. Ehk et seda õppimist ja uue infos protsessimist ja sellega toime tulemist ja ka üldse kõikide nende uute olukordadega kuidagi nendest arusaamine ja nendega toime tulemine, et see kõik oli hästi-hästi uudne ja selline huvitav. Aga siis ühel hetkel ikkagi tuli ka selles mõttes reaalsus, et kui öeldi, et jah, teil on mingi roll, siis nüüd tänasel päeval ma tean, et see roll, mida ma ette kujutasin, oli kordades väiksem kui see, mis ma päriselt sain. Ehk et mida see tähendab, oli siis see, et sellel hetkel, kui ma sellesse rolli astusin, siis nagu ma mainisin, kevadel tegelikult FIFA siis publitseeris selle globaalse raporti, kus siis 185 riigi nagu summeeritud informatsioon oli kõik kokku toodud. Ja lihtsalt võib-olla, et mõni huvitav fakt sealt sellest raportist on see, et teadaolevalt globaalselt täna, siis see on küll nüüd, ütleme, mitte 2025. aasta, vaid ütleme, järsku see siis number on 2023 aasta seisuga. Või oli 2024, aga ütleme siis nagu hiljutiste andmed, et on 28 miljonit registreeritud mängijat alaliitudes kokku. Ehk et 28 miljonit on täna andmebaasides erinevates 211 alaliidus nagu siis jalgpalliga tegelevad poissi-tüdrukut, meest-naist, keda on võimalik ütleme siis tõestada, et ta tegeleb jalgpalliga. Siis 28 miljonit, kelle jaoks tundub suur number, kelle jaoks väike number, aga ma toon sulle järgmised 2 numbrit. On 75 miljonit inimest täna, kes on mitte registreeritud, aga jalgpallis võistlevad mängijad. Ehk et nad on siis nagu need jalgpallurid, kes samuti võistlevad, aga nad mängivad kuskil siis sellistes liigades, kas nad on siis mingid kommertsliigad või on need mingid, ma ei tea, rekreatsiooniliigad või on need mingisugused muud, endiselt nad võistlevad, jalgpallis võistlevad, või need võivad olla ka kooliliigad näiteks. Nad võistlevad, aga need ei ole registreeritud, ehk et sa andmebaasist neid inimesi kätte ei saa. Ja 3. number on veel rajum, ehk et tegelikult siis ikkagi nagu, see number, ütleme, see ei saa nüüd olla, et ta nüüd on fakti täpsusega täpselt nii palju, aga on niimoodi prognoositavalt 300 miljonit casual playerit, ehk et need on siis mängijad, kes jalgpalliga tegelevad nagu omal vabal viisil või mitteametlikul kujul. Nagu meie rahvaliiga või niisugust või? Ei, kusjuures meie rahvaliiga veel on registreeritud mängid, ja. Aga et neid on 300 miljonit. Ja kõik sellised huvitavad faktid tulid sellest globaalsest raportist välja. Näiteks on olemas natukene rohkem kui 1 miljon litsenseeritud treenerit kogu selle suure hulga siis mängijate peale. Ehk et seal oli veel, ütleme, aga jõudes nüüd siis nagu sellest globaalsest
sellise vähe spetsiifilisema ja konkreetsema riigipõhise raportini, siis täna minu 23 riigist 17 riiki võtsid osa ka sellest Amateur Football Environment Analysis, sellest projektist, protsessist. Ja nende 17 riigi siis nagu riigipõhise raporti kirjutan kokku mina. Ehk tänasel päeval mul 12 raportit on kirjutatud, 5 on veel kirjutada, aga see on nagu see vana hea teleshopi saada, aga see ei ole veel kõik, on ju. Ehk et tegelikult siis, mida me veel pärast seda, kui me need raportid oleme valmis kirjutanud tegema peame, on siis me tegelikult igale riigile läheme koha peale seda raportit ka tutvustama. Ehk et me anname võimaluse siis nendel riikidel näha, milline on väga spetsiifiliselt juba nende enda siis amatöör ja rohujuure jalgpalli ökosüsteem ja milline on see siis võrdluses võib-olla teiste riikidega. Ja seal kasutatakse tegelikult väga huvitavaid sellist nagu 4 tasandit, et kuidas on võimalik siis enda riiki võrrelda teistega. Esimene on sisemajanduse kogu produkt, ehk et sa sisuliselt saad siis nagu see natukene sellise nagu jõukuse või heaolu või selle kontekstis võrrelda enda riiki teiste riikidega, siis rahvastikuarv ja pindala, ehk territooriumi suuruse järgi sa saad võrrelda ennast teistega ja viimane on siis FIFA Coca-Cola ranking, et mille järgi ka, ehk et kuigi tegemist on amatöör ja rohujuure jalgpalliga, siis ikkagi, et kas seal on mingid seoseid ka siis sportlikult edukamate ja vähem edukate riikide vahel. Okay. Et ehk et ja tänasel päeval ma võin julgelt öelda, et minu jaoks nagu see on olnud nagu kõige sükesem aeganõudem ja mahukam ikkagi ja olulisem siis projekt minu töös täna. Ehk et nüüd alates siin detsembrikuust, tegelikult ütleme, see algas juba varem, aga et alates detsembrikuust me ikkagi põhilise oma ajast keskendume ainult sellele. Ehk et ambitsioon on võimalikult palju neid ka riigipõhiseid presentatsioone ära teha juba enne järgmise suve USA, Kanada ja Mehhiko MM-i, aga et arvatavasti ikkagi nagu kõikidesse riikidesse sellise lühikese ajaperioodiga ei jõua, et siis mõni jääb veel sügisesse ka, et on ütleme nii, et tööpõld on lai ja täpselt ja vastutusalasi on väga erinevaid. No kui palju üldse sinu töös on seda niisugust FIFA, UEFA sellist kuidagi hõõrumist vastasseisu, et ajaloolist on ju teada, et on seda kisklemist seal üleval pole olnud, aga samas ma aru saan, et viimasel FIFA on saanud vist nii palju jõukamaks, et ega seal vist selles mõttes seda hõõrumist nii palju ei ole, et kas sa nagu oma töös tunned ka, et kuidagi põtkute UEFA-ga vahepeal? Pigem mina näen, ja see ongi nüüd selle 11 kuu kogemus, et me ikkagi väga palju üritame koostööd teha. Ja ma toon 2 näidet, et kõigepealt see sama Amateur Football Environment Analysis ja kogu see protsess, et kevadel näiteks UEFA kutsus meid kõiki siis FIFA tegelasi, kes Euroopaga on seotud, kutsus meid kõiki enda siis sellele rohujuure jalgpalli konverentsile. Ja FIFA sai seal täiesti ka nagu oma aja, et tutvustada ka siis oma, ütleme seda sama projekti ja protsessi, mis oli siis tulemas. Ja kuna UEFA on tegelikult just amatöör ja grassroots jalgpallis ehk rohujuure jalgpallis nagu väga palju ikkagi juba ära teinud, et siis meie koostöö UEFA-ga sellel tasandil kindlasti on hästi oluline, et seal ma tunnen küll, et pigem ikkagi ollakse heatahtlikud ja koostööaltid teine teisega. Ja teine näide võib-olla, ehk kuna ma just mainisin, et muide tehniliste direktori roll Euroopas ja maailmas ei ole tegelikult suugi mitte selline stabiilne ja kindel ja turvaline töökoht, et tegelikult keskmine tehniline direktor oma ametis peab vastu alla 2 aasta globaalselt. Ehk et sina oled omale päris pikalt siis ju? Jaa, kuigi ma võin öelda, et ma ei ole ka Euroopa kõige ma ei ole ka rekordimees mingit moodi, väga kaugel sellest, et on ikkagi ka selliseid ja suurtes alaliitudes tehnilisi direktoreid, kes on sellel positsioonil nagu olnud kauem kui 10 aastat, aga tulles tagasi nüüd selle juurde, et kuidas see koostöö siis nagu ka nagu teisel tasandil hea välja nägi, oli siis seesama, et kuna tehniliste direktorite rotatsioon on küllaltki suur, siis just selle aasta oktoobris Ungaris toimus siis Euroopa piirkonna uute tehniliste direktorite selline nagu töötuba. Ehk et FIFA kutsus siis kõik uued, kes siis, ütleme, kõik tehnilised direktorid, kes on siin viimase 12
võib-olla 18 kuu jooksul ametisse asunud, et nendega siis kõigepealt tutvuda ja neile tutvustada siis erinevaid FIFA programme täpselt samamoodi jälle, et mismoodi FIFA saab siis neid erinevates nende töökohustuste ja rollide ja vastutusalade juures aidata. Aga me tegime seda koos UEFA-ga, sest et nii nagu näiteks meil on omad programmid, mis on seotud ütleme näiteks coach education või treenerite koolitusega, UEFA-l on ju need samad olemas, ka samas valdkonnas, või kui me räägime sellest samast high performance'ist või mingist räägime amatöörijalgpallist ja grassrootsist, et siis selleks, et uute tehniliste direktorite elu lihtsamaks muuta, siis FIFA korraldas selle workshopi koos UEFA-ga, ehk et kui me näiteks rääkisime teatust valdkonnast, toome näiteks amatöörijalgpalli, meie kirjeldasime ära, et mida me kõike teinud oleme, et globaalne raport just publitseeriti, saadeti teile, nüüd tulevad need riigipõhised raportid ja presentatsioonid, rääkisime kogu oma protsessi ära ja siis tuli UEFA ja rääkis täpselt enda programmid ja plaanid ära, mida nemad selles valdkonnas teevad. Ehk et inimesele, kes siis sellesse rolli asub ja tehnilise direktori roll võib olla väga erinevates riikides ja tegelikult tehnilisi direktoreid võib olla ka rohkem kui üks erinevates riikides. Aga miks ma seda ütlen, on see, et see võib olla väga-väga selline, keeruline alguses alustada. Eriti kui sa võib-olla niisugust, organisatsiooni juhtimise või niisugust manageerimise kogemust liiga palju ei oma, et sa tuled näiteks, ma ei tea, treenerite koolituse või endise mängija või endise treeneri tausta pealt ja sul sellist nagu muud kogemust väga palju ei ole, siis ta võib tunduda alguses küllaltki niisugune hirmuäratav. Aga et selleks, et natukenegi siis nende inimeste elu lihtsamaks muuta, siis UEFA ja FIFA panid seljad kokku ja see, mida tavaliselt FIFA tegi üksinda, siis seekord üritati kaasata ja mitte ainult UEFA-t, vaid et ka, Aafrikas oli siis Aafrika konföderatsioon seal ja Aasias Aasia, ehk et teha koostöös siis selliselt, et ta oleks võimalikult kasulik ja viljakas ka tehnilise direktori jaoks. No ma küsin lõpetuseks veel Eesti jalgpalli kohta ka, et kui palju seal nii-öelda siis distantsilt siin meie jalgpalli tegemisi ja ma ei tea, suviseid presidendivalimisi ja kui palju üldse jälgida jõuad ja kätt pulsil hoiad? No ikka nii palju, kui aega ja võimalust on ikka ja ma selles mõttes ei ole ka Eesti jalgpalli ära unustanud, et siin aeg-ajalt, kui mõni hea selline kuulen midagi huvitavat, midagi sellist, mis mõte hakkab liikuma, et järsku oleks võimalik kuidagi mingit moodi analoogselt või kohandatult rakendada siis meie keskkonnas, et ma ikkagi oma endiste kolleegidega olen nendel teemadel suhelnud ja olen üritanud siis ka nagu seda moodi informatsiooni nagu edastada, et see, kas seda lõpuks rakendatakse või mitte, see on juba siis nende endi otsustada ja nende endi valik, aga nagu ikkagi mingi osa minust on jäänud ikkagi siia, ehk et ma ikkagi üritan ennast nagu kogu aeg ka kuidagi panna sellesse rolli, et mismoodi sellest, mida ma täna teen, võiks olla Eesti jalgpallile kasu. Ka täna ja võib-olla tulevikus. Ühesõnaga aeg-ajalt ikka Lilleküla kontoritesse satud, jah? Olen sattunud, jah. Küll kahjuks, aasta esimesel poolel oli seda rohkem ja aasta teisel poolel oli seda vähem ja ma kardan, et seda aega jääb aina vähemaks, nähes nüüd, mis järgmised 6-7 kuud endaga kaasa toovad, aga jah, üritan ikkagi hoida ennast nii palju kui võimalik asjadega kursis ja Eesti jalgpallile hoian pöialt. No aga ma siis soovin sulle järgmiseks 6-7 kuuks, mis hästi tihedalt tulevad jõudu ja siis loodetavasti sul läheb oma töös väga hästi. Aitäh, tahan kutsumast. Aitäh, et tulid. Nägemist. Nägemist. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?